Jõudsime nüüd aga Paide kanti, et tutvustada teile toredat Wittgensteini ajakeskust. Ja siin saab täielikku ülevaadet Eestimaa ajaloost ja seda läbi vahva huumoriprisma. Ongi Eesti Vabariik 100 ajarännak, kus siis me läbime giidiga kõik Eestimaa ajalooperioodid. Igal korrusel on siis filmid, sellised läbi huumori, et ei ole sellist igavat ajalugu. Lisaks pakume erinevatel ajastutel maitse- ja joogielamusi, sest et meie esivanemad on eri aegadel söönud ja joonud väga erinevaid jooke ja sööke. Õpilaste ajarännakud on siis sellised rohkem maitseelamustega ja selliste, ütleme, Eesti ajaloo tegelastega. Ja täiskasvanutele siis saame pakkuda selliseid vallatuid ajarännakuid, kus eri ajalooperioodidel tulevad sellised kerge kiiksuga natuke vallatud tegelased välja, kes tõmbavad inimesi kaasa oma tegemistesse ja kindlasti on see rännak veel palju lõbusam. Meil on keskaegsete mängude õpituba, mõõgavõitluse õpituba, kus saab võidelda siis selliste pehmete mõõkadega. Käsitööd saab teha loomulikult, Eesti toite, proovida ise valmistada meistri käe all, lilleseaded, ka depressioonist vabanemise töötuba, mida viib läbi psühholoog. Seesama ruum, kus me praegu istume, on seminariruum, samuti ka sünnipäevadeks, kokkutulekuteks sobiv. Sünnipäevalised, kes on korraldanud siin oma sünnipäeva, üle Eesti, ka Mart Sander näiteks korraldas oma sünnipäeva siin ja paljudele meeldib siin korraldada, sellepärast et see on Eesti keskel ja sugulasi elab ju üle terve Eesti ja kõigil on võrdne maa siia kokku sõita, siia keskele. Me ajakeskuse kõige viimastel korrustel aeg-ajalt pidusid, et 14. septembril näiteks käis siin Patune Pool esinemas ja Veinigalerii on vahel seesama ruum, et saab tulla erinevaid veine maitsma ja sööma siis veinikõrvast, ajama juttu oma kallitega, oma sõpradega. Ja igal aastal ajakeskus valib erineva temaatikaga sellised jõulurännakud ja pealkiri on Tervislikud jõulud ja need rännakud on samuti siis on õpilastele, kus me näeme, kui veidratesse asjadesse on meie esivanemad uskunud, mis puudutab tervist või ravimist või tervislikku toitumist. Samuti on ka siis täiskasvanutele sellised vallatumad rännakud, kus me siis ka vaatame, milliseid ravimeetodeid on praktiseeritud ja samuti, et mida on peetud tervislikuks läbi erinevate ajalooperioodide. See ajarännak siin on täis maagiat ja huumorit ning siin on tõesti väga palju uut ja põnevat võimalik teada saada. Ja siin saab seegelda läbi 9 korruse.